Šokeeriva sündmuste käigus on Ühendkuningriigis alanud moslemite massiline lahkumine, kuna nad on hakanud enese deporteerima. Kas keegi võiks mulle praegu teene teha ja mind sellest riigist välja viia? Kõigile neile, kes ikka veel ütlevad, et nad saadavad mind maalt välja. Ma päriselt küsin nüüd, kas te saaksite seda teha? Sest jah, me tõesti tahaksime sinu aadressi ja nime saada oma andmed. Me hakkame kohe tegutsema, kallis. See kuhu see koht liigub, kuhu see riik liigub, me oleme kõik omadega läbi. Meil ei ole mingit kogukonda, meil ei ole solidaarsust, me ei hooli enam üksteisest. Kas sa saad mulle palun teene teha ja aidata mind koju tagasi saata? Ma mõtlen, ma võiksin sulle öelda, et kui sa lihtsalt teed GoFundMe, siis juba meie jälgijad siin aitavad su sellest riigist välja saada ja minna, kuhu iganes sa tahad. Küllalt sellest, et püüan inimesi mõistusele tuua ja neid ühendama panna. Tead, olenemata nahavärvist. Inimeste ühendamine on üks raskemaid asju üldse. Nii et ma olen sellega lõpetanud. Ja jah, kas keegi võiks lihtsalt Siseministeeriumile kiire kõne teha ja mind hopsti koju tagasi saata? Tead, selle asja iroonia ongi see, et loomulikult peavad teised tema eest hoolitsema ja kõik tema eest ära tegema. Ei, ta ei saa ise endale piletit broneerida ja kolida. Ta vajab, et teised tema eest hoolitseksid ja selle ära teeksid. Ja muide, ta pole ainus. Ilmselt nad tahavad ka, et see enese deporteerimine oleks Ühendkuningriigi poolt rahastatud. Ja, sellest ei piisa. Nad on tulnud ja püüdnud sisse tungida ning nüüd saavad aru, et oota, see sissetung ei pruugi minna nii libedalt, nagu meie arvasime. Nüüd tahavad nad, et sina maksaksid nende lahkumise eest. Täpselt nii, nagu võikski oodata. See pole enam isegi üllatav. No mõtlen vaata seda. Need ennast täis vinguvad vastikud inimesed, kes arvavad, et nad väärivad kõike. Ma ei suuda seda taluda. Siin on minu väike sõnum paremäärmuslastele. Kui te tahate, et ma teie riigist lahkuksin, siis makske mulle ühe otsa pilet, makske mu majutuse eest ja ma olen teie juurest igaveseks läinud. Sest ma luban teile, minu kodumaa on palju parem kui see. Mul lihtsalt ei vedanud, et ma siia sündisin. Ma vihkan seda riiki rohkem kui teie. Aga makske minu asjad kinni ja ma olen läinud. Ma luban teile. Broneerige see homseks. Tegelikult kohe. Millisest riigist sa räägid? Sest sa kõlad, nagu oleksid Ühendkuningriigist. Sa kõlad, nagu oleksid seal sündinud. Ja sa ütled, et jah, riik, kus ma pärit olen, on palju parem kui see koht. See on uskumatu, kuidas need inimesed siia tulevad. Nad tulevad ja üritavad kõike üle võtta, samal ajal väites, et kohad, kus nad pärit on palju paremad. Tundub, et see võibki olla suun, sest poliitika Inglismaal liigub praegu sellises suunas. Nad on valinud selle tobeda inimese või nad pole teda isegi valinud. Keir Starmer astus tagasi ja nüüd tuleb uus mees, kes on isegi hullem kui Keir Starmer. Reform ja Restore Britain kavatsevad järgmistel valimistel edu saavutada ning nad kavatsevad Ühendkuningriigis muutusi teha ja üha rohkem ja rohkem inimesi on hakanud sellest tõesti aru saama.